Tere tulemast kuulama minu järgmist podcasti. Sa ei ole väsinud, vaid sa oled pinges. Ja vaatame seda teemat. Aga räägi siis. Ava pauguna räägi siis, mis sa mõtled selle all? Mis see tähendab, et mehed või siis ka naised, aga räägime antud juhul mehestest, siis mehed ei ole tegelikult mitte väsinud, vaid nad on pinges. Ja. See on jälle meie keha, meie kehas olevad kehamustrid, alateadvus. Sellest alateadvus ketterab meil kogu aeg. Ja see alateadvus tekitab meile seda pinget. See on nagu, ja ütleme, enamus inimesi on harjunud elama reaalselt kogu aeg pinges. See on uskumatu, aga mingis mõttes meid isegi õpetatakse nagu, eriti see, kus kohast mina nagu tulen, ma mõtlen vanuse suhtes, et kogu see asi oligi õpetati, et ühesõnaga, et sa pead kõike kontrollima aga tegelikult kontroll tekitab pinget. Ja see on nagu, ütleme, et aga kuidas sa ei kontrolli, kuidas sa nagu lased lahti, et kuidas see võimalik on. Aga tegelikult see kontroll tekitab sul alateadlikku pinget kogu aeg. Ja inimesed harjuvad pinges elama ja siis neil on elada, siis kui tekib see kohalaulu ja rahu, siis on teistpidi jälle, oota, mis see nüüd on? Tühjus. See on harjumatu. Ja otsitakse jälle seda pinget. See on vaja midagi teha, sellepärast keha ei oska rahus olla. Tegelikult ütleme sul on mingi alateadlik ärevus. Ja see alateadlik ärevus tekitabki sulle selle pinge. Et proovi lihtsalt olla. Vaata, kaua sa saad olla nii, et sa ei tee mitte midagi ja sa ei mõtle ka mitte millegile. Sa püüad olla täielikult kohalolus, keskenduda hetkele, jälgida enda ümber hääli, jälgida silmadega, olla täielikult kohalolus. Vaata, kuidas sul õnnestub see, mis su sees tekib. See on üks hea harjutus, siis saad aru kohe, kas sa suudad sinna üldse minna, kui kaua sa suudad seal olla. See on hea koht vaadata, mis su sees päriselt toimub. See on sinu number 1 soovitus, kuidas hetkes teadlikult olla kohal, kas jälgida mingit punkti, on see mediteerida, on see hingata, mis on kõige lihtsam viis, kuidas olla kohal? Kõige lihtsam viis on, ütleme, vaata, kui sa hakkad mingit punkti jälgima, siis on ka hästi kerge minna mõttesse kohe. Aga ütleme, kui sa oled nagu jälgid, ma ütleks võib-olla isegi sükest suurt pilti, kui sa kuulad igat heli ja sa jälgid ühesõnaga silmadega, mis toimub. Sa oledki nagu jälgid seda hetke, mis selles hetkes, mis kõik toimub, mis heli on, mis sa näed, sellepärast, et meil on 5 tajumismeelt, nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine, puudutus. Ja ütleme, need käivitavad meie kehas, annavad kehale signaali, keha annab siis sõnaga ajule, aju võtab sealt pagasist sul siis mälust emotsiooni ja hakkab ennustama, mis nüüd juhtuda võib, kuna inimene elab ellujäämise režiimi peal. Kahjuks. Ja seda ongi meile nii-öelda õpetatud kogu aeg seda ellujäämise režiimi. Ja siis me ühesõnaga, meil alateadvus ongi juba nagu kogu aeg kontrolli režiimis. Kõik peab olema kontrolli all. Äkki midagi juhtub. See on nii haige. Ja sellepärast me olemegi selles kontrolli režiimis kogu aeg. Tänase podcasti teemaks on väsimus. Väsimuse vastand on puhkus ja puhkamine. Miks on nii või kust see tuleb, et inimesed, kes võib-olla käivadki lõõgastumas, massaaž võib-olla mingid spaad, võib-olla ka välismaale puhkusreisid. Ja kui nad tagasi tulevad või kas seal on, siis nad tunnevad, nad ikka väsinud. Tavaliselt tullakse puhkuselt
siis paar päeva oleks vaja puhata sellepärast, et ollakse väsinud. Jaa, see on, mind ajab praegu see naerma, on ju, aga ma olen ise täpselt samas olukorras olnud ja me lihtsalt ketreme alateadlikult neid asju seal üles ja me ei oska olla rahus. Sellepärast me oleme, keha on harjunud olema pinges. Ja siis me tahame kogu aeg toimetada, tahame seda teha, tahame teist teha, jälle ütleme, sa nagu rahuned maha ja siis hakkad ketrama mingeid ideid. Siis mõtled, et aga tegelikult see on rahutus su sees, sul on vaja genereerida midagi. Isegi rahu, sa ei suuda rahuolekus olla, sul on vaja hakata midagi genereerima. Absoluutselt, olen ise olnud autoroolis siukest täpselt samasugune. Kõigist vaja ühesõnaga tšiu-tšiu, siit panna ühesõnaga, mis te magate, mis te mökutate siin, sõita ei oska. Ehk siis see tähendab seda, et probleem ei ole mitte otseselt töökoormuses või mõnes muus olmeeluga seotud koormuses, vaid pigem närvisüsteemi seisundis. Absoluutselt. Närvisüsteem on tegelikult pinges ja see paneb sind tegutsema kogu aeg. Siis ühesõnaga täpselt need samad monotoonsed asjad, mis sa teed, või siis ühesõnaga reaalselt midagi, et sul on vaja, ja sinna alla läheb ka ühesõnaga söömine, me oleme siin rääkinud, ma olen teinud postituse, et seks on, enese rahuldamine on üks, ma just rääkisin siin üks päev ühe inimesega telefoni teel nagu, et kui palju tegelikult ühesõnaga kasutavad inimesed siis enese rahuldamist pinge maandamiseks. Et selle kohta on veel hea ütlus ka, et 99% inimesi rahuldab iseennast ja 1%, kes ütleb, et nad ei rahulda, need lihtsalt valetavad. Põhimõtteliselt kõik. On seda teinud, ma ei mõtle seda, et nad teevad seda kogu aeg, aga on seda elus teinud. Absoluutselt, tegelikult on seda vaimset pinget rohkem seal. Et see paneb, ütleme, mille peale inimesed ei pööragi tähelepanu, tegelikult see pinge, vaata see on hästi huvitav, et me istume, täpselt samamoodi, kui ma tegelesin ettevõtlusega, et sa ootad, sa otsid neid kliente, sa otsid seda tööd. Ja siis, kui sul tuleb nüüd tellimusi, on ju, nii nagu sa just ütlesid, siis ühesõnaga tekib see, et kuidas ma nüüd ära suudan nüüd teha. Päris naljakas paradoks, on ju. Sa ootad, sa soovid, et sa saaksid tööd. Ja siis tuleb töö ja siis sa mõtled, aga kuidas ma nüüd selle hakkama saan? Ja siis hakkab teistpidi. Kõigepealt on puudusteadus, et mul ei ole tööd, mul ei ole raha, mul ei ole maksta seda teist kolmandat. Nii. Ja siis ühesõnaga kogu aeg genereerid, et tuleks klient, saaks tööd teha. Ja siis, kui see töö tuleb, siis hakkad teistpidi. Kuidas ma nüüd sellega hakkama saan? Mõtle, kui naljakas see elu on. et võiks ju hoopis rõõmu tunda. Vau, mul tuli tööd, on ju. Ma saan tööd teha. Aga siis hakkad mõtlema, et kuidas ma selle tähtajaks jõuan valmis. Kuidas mul see elabub, kuidas mul see. Ühesõnaga, sa tekitad alateaduses, kuna sul on need mustrid kehas, mis annavad siis, jälle jõuame sinna, et annab signaali sul ajule ja aju hakkab siis genereerima välja, aga mis juhtuda võib? Ta ei, ütleme, loomulikult me genereerime ka neid asju, et kuidas asju teha paremini. Kuidas ma oleks produktiivse, kuidas ma oleks loovam, kuidas see positiivsed asju ka, ei ole kõik negatiivne. Aga see on just see alateadus, mida me ei pane tähele, mis loob hirme. See on kõige suurem lõks, et tavaliselt sa neid positiivseid asju nagu lood ise. Aga hirmud on su alateaduses ja mis tekitavadki siis sulle kehasse pinge ja see pinge tekitab selle väsimuse. Vaata, seal on kahjuks see asi, et mida ma ise näen trennis hästi palju. Mehed tulevad oma pingeid maandama trenni. Ja see on üldse spordis üks põhiasi. Ja miks see tundub, et ühesõnaga, et sa väsitad oma keha ära, nii et sa ühesõnaga, sa ei jõua isegi mõelda enam. Sa lihtsalt väsitad ennast ära ja siis sa tunned, vau, kui mõnus on olla. Sa oled väsinud, sa ei suuda isegi mõelda enam. Ja siis tekib tunne, et vau,
ma maandasin enda pinged ära. Ei, sa ei maandanud oma pingeid ära, vaid sa väsitasid ära ennast. Sa lihtsalt ei suuda isegi mõelda enam. Ja paraku seda on, ütleme, siis ületreenimist, tõestamisvajadust ja loomulikult pingete maandamine on selle kõige taga. Aga kusjuures lisan veel, et kui sa teed sporti, ütleme, väga teadlikult, siis ta annab sulle energiat, aga siin ongi nüüd see koht, et sa ei treeniks üle. Kui sa treenid üle, siis su närvisüsteem on samamoodi paigast ära ja see tekitab pingeid. Aga ütleme näiteks, kuidas mina samamoodi, ma jälgin kogu aeg, ma analüüsin, ühesõnaga ma lasen ka AI-l, söödan kogu aeg oma andmeid sisse ja et jälgida, see kella pealt ma näen ka kogu aeg ju, ta näitab mulle ühesõnaga palju ma treeninud olen, palju ma midagi kulutanud olen, kus kohas, mis pulsiga ma olen asju teinud ja ütleme vahest annab mullegi, et kuule, et sa oled üle treeninud. Aga ta paneb vahepeal ka selles suhtes segast, et kuna ma teen ka sauna peale trenni 20 minutit, mis on tegelikult hästi süva lõdvestusega, et see ongi viimaste uuringute järgi on 18-20 minutit istuda siuke 80 kraadise kuumusega 20 minutit, siis seda läheb sulle hästi sügavale ja samas ta toob ka sulle mingid pinged välja isegi, aga samas ta teistpidi lõdvestub, et see on peale trenni on hästi hea, aga kell ei saa sellest aru. Et ma teen trenni ära, ta vaatab, et ühesõnaga, et okei, ma tegin trenni ära ja nüüd ma panen saunaga veel uue koormuse peale. Aga tegelikult ühesõnaga ma pigem saunas ma ikkagi lõdvestun. Aga mis on hästi huvitav, millest kellel ei saa aru, on see, ma olen saunas, istun selle aja ära ja ma lähen külma dussi alla. Tavaliselt ma lasen ennast kuuma veega üle, pesen kõik selle higi maha ja lasen külma veega üle. See viskab ju kohe, veresooned ahenevad ja ta viskab ühesõnaga pulsilakke. Et see ongi selle kuumusega, 20 minti istud jumala rahulikult ära, oled sinises või rohelises ja siis lähed külma vee alla, viskab sul selle pulsi ülesse. Aga siis ongi, lähed istud rahulikult, jahtud maha, kõik on okei. Aga siis paneb mulle vahest, et kuule, et läksid liiale. Aga see on tehnika vahest. Ka tehnika eksib. Jaa, tead, kui sa oled selle sees, siis sellest ongi väga raske aru saada. Sa saad sellest aru, kui sa sõnaga vaatad, et su asjad ei toimi. Et sa oledki nagu sa nagu teed trenni, sa nagu magad ja sa saad aru, et sa oled väsinud. Siis tegelikult see ongi märk, et midagi on paigast ära. Et siis tuleks nagu midagi ette võtta ja paigast on ära närvisüsteem. Mida ma soovitaks, ütleme, mis on nagu hästi hea, et ja ütleme, okei, saunas võib-olla ei ole igaühel võimalus käia, aga jalutamas on igaühel võimalus käia. Et jalutamine on siuke, et esiteks kõige hullem ongi see, kui su keha on pinges ja sa lähed trenni tegema, pinget maandama, siis sa tegelikult paned koormuse oma südamele, sa teed oma liigestele, tekivad vigastused, kahjustused. Tegelikult pinges olles ei tohiks üldse teha suure koormusega füüsilist, vaid ongi, sa lähed rahulikult jalutama. Et kui sa saad ennast nagu heasse kohta, siis sa võid ka oma füüsilise trenni koormust tõsta, aga seal sa peadki kõike neid ühesõnaga tasakaalus hoidma. Kõik, et toitumine, magamine, trenn, puhkus, need peavad kõik olema tasakaalus. See ei ole nii, et ühesõnaga, et nüüd ma lähen, teen seda, et ütleme samamoodi, et ma lähen tänaseks on ju, sellest on viimasel ajal palju juttu olnud, et kuna ma võtsin kehakaalust palju alla
ja ütleme, näost muutusin, läksin alguses põsed ajusid lohkuma, praegu hakkan vaatama, et vaikselt hakkab sihuke normaalne nägu tagasi tulema, ei ole enam sihuke lohkus põsed, kus inimesed küsisid tuttavad, mis Urmasega on, kas ta on terve või? Kas, no inimesed ehmatasid ära, aga jah, et ühesõnaga kõik oli tegelikult väga kontrollitud ja, aga selles suhtes mitte hirmu tasemele kontrollitud, vaid ühesõnaga siis teadlik käitumine. Aga miks on niimoodi, et just edukad ja ambitsioonikad mehed ja naised jäävad sellisesse pingeseisundisse kinni ja kas see on siis soovituse koht, et kui tahad edukas olla, siis eduga kaasneb pidev pingeseisund? Võtta, see on hästi huvitav, sellepärast enamus edukaid inimesi on tõestamisvajaduses ja ka puudusteaduses. Aga hästi paljud on läbi selle tõestamisvajaduse, see on edu üks sihuke, ütleme siis, mõtlesin praegu tuli nagu, et kuidas seda nimetada nagu õieti, et see tegelikult tavaliselt on see vanematele tõestamine või siis kellegile ühesõnaga kas suga on koolis käitutud või mingi õpetaja või mingisugune iidolile. Et aga tavaliselt hakkab see ikkagi vanematele, on ju, hakkab see tõestamisvajadus. Ja nüüd, nagu ma olen ka öelnud, tippsporti ei jõua puhta andega. Seal on alati tõestamisvajadus. Et sa lihtsalt puhta andega ei jõua tippspordis sinna number 9. Seal on tohutu tõestamisvajadus peab olema. Et seda on praegult ka hästi hea meie meedias vaadata seoses nende, ma hakka siin seda teemat lahkama, aga noh, igaüks teab seda, mis meil toimub meedias praegult siis talispordis ja et mida seal lahatakse ja et kes on kõlbulik treener ja siis kes ei ole ja noh, nüüd hakkavad mingid muutused ka seal spordimaailmas loodetavasti. Tulevad uued tuuled ja sõnaga, aga jah, tõestamisvajadus on üks edasi viivaid jõude ja samas see tekitab ka pinget. Et ütleme, loomulikult on inimesi, kellel on, kes teevad oma andest, oma tööd ja naudivad seda täielikult ja elavadki, ühesõnaga nad teevad kergusega ja nad armastavad seda, mida nad teevad ja nad on ülimalt õnnelikud, aga neid on paraku vähe. Enamus inimesi on ikkagi, kas elavad puudusteaduses ja siis tõestamisvajaduses. Sa ütled, et inimesed ei karda nende tunnet, vaid seda pinget, mis eelneb siis sellele tunde kogemisele. Kuidas seda enda sees ära tunda või kuidas sellest paremini aru saada? Vaata, see ongi hästi huvitav, et kuhu ma ise ka jõudsin nüüd sellega, et see on hästi huvitav jah, et pinge on kaitse, nagu kaitse enne tunnet, sellepärast, et inimesed ei taha minna tundesse sellesse, mis, noh, ma ütlen, et ma kordan siin ka üle, meil on 5 tajumeelt, nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine, puudutus. Nii, nüüd see 5 tajumeelt annab sulle kehale. Keha reageerib hetkega. Keha annab signaali ajule. Aju võtab mälust selle emotsiooni ja ühesõnaga, kuna inimene on loodud elama ellujäämisrežiimil, siis ta otsib, mis võib juhtuda ja siis tekitabki selle pinge, et kehasse. Ja ütleme, see pinge on ebamugav, kui sul ühesõnaga ja sellepärast ongi kaitse, et inimesed ei taha minna tundesse, mis on su kehas, see kehamuster. Nad ei taha sinna tundesse minna ja sellepärast tekib pinge. Tekib kuskil ühesõnaga pinge tõmbab kokku, aga kui pingest läbi minna, siis tegelikult tunne hakkab kehas liikuma ja kui sa lubad selle nähtavaks tulla ja lubad selle lahustuda, see lahustub ilusti ära. Aga jah, see on kõige suurem takistus, et tekib pinge ja
inimesed ei taha sealt edasi minna. See on kaitse, pinge on kaitse tegelikult. Mis juhtub, kui inimene lõpetab selle pinge eest ära jooksmise ja astub sellest kaitsest läbi? Siis ta jõuab tundesse ja kui ta lubab sellel tundel kehas liikuma hakata, siis ta saab selle vabastada. Ja seda ma teen. See ongi täna minu põhiline üks ühele sessiooni töö, et kui sul nüüd praegult selle vestluse aeg tekkis ka endal mingid küsimused, mingid tunded, jälgi ka just hästi palju oma keha, mis su kehas toimub ja see ongi täna see koht, kus ma hoian siis sulle või inimesele ruumi, kus tema keha tunnetab minu keha rahu. Ja sinu keha hakkab mäletama, aga mul on ka see rahu olnud. Ma lihtsalt olen korjanud oma elus erinevaid situatsioone, mustreid kehasse, mis ühesõnaga annavad mulle signaali ja ma reageerin nendele. Siis just ongi selle pinge ja ärevusega. Ja kuna meil on neid ikkagi läbi elu, me korjame neid päris palju, siis me elame alateadlikult hästi palju pinged. Aga jah, ühesõnaga, kui sa tunned praegult, et sa tahaks enda mitte tegeleda pinge maandamisega, vaid sa tahaks enda kehast tunnet vabastada, siis kirjuta mulle, helista mulle. Mul on kõik avalik, numbrid, meilid, Facebookis, Messengeris, ühesõnaga sa saad ükstapuha, kus muga ühendust võtta, kui sa tunned ja sa oled valmis võtma vastutuse enda elu eest. Tulema ohvri rollist välja ja ma tahan ennast korda saada. Ma olen nõus endaga tegelema. Siis hakkavad asjad muutuma. Aga miks ma üksi või teha? Miks ma pean siia tulema? Jaa, see on hea küsimus. Et ka mina tegin seda, kui mul viimane mentor ütles, et okei, Urmas, ma teen sulle, ma olen sellest ka palju rääkinud, et ma teen sulle kuuajalise, siis ta tegi 3 kuud, ma teen sulle. Ja siis tekkiski see, et oota, aga sa just ütlesid, et võta ennast kohe vastu, et miks ma sulle raha pean maksma, kui ma võin ennast kohe vastu võtta. Ja siis läks 2,5 aastat mööda ja siis ma vaatasin, et ma ei ole ennast vastu võtnud. Võtsin taga uuesti ühendust ja siis hakkasin taga koostööd tegema. Ja sain, et kuidas see toimib? See toimibki niimoodi, et kõigepealt inimene ei saa olla lõdvestunud ja pinges, millest ma olen ka palju rääkinud. Inimene lihtsalt bioloogiliselt ei saa olla lõdvestunud ja pinges. 2 kohas ühe korraga. Kas sa oled lõdvestunud? Ja kui sa lähed nüüd pingesse, mida mina teen samamoodi oma kliendiga, ma juhatan, lasen sul meenutada mingit situatsiooni ja tavaliselt ma ütlen selle, et teeme kõigepealt ära selle, mis sul täna on kõige rohkem peas tiirleb. Mis sulle kõige rohkem muret valmistab? Teeme selle ära, sellepärast see võtab kõige rohkem energiat. Nii. Ja nüüd ongi see koht, kui ma juhatan sind sinna situatsiooni, sa läheb pingesse, aga ma toon sind, ma lasen sulle 2-3 sekundit olla, ma toon sind kehasse tagasi. Sellepärast olengi mina, kui inimene läheb ise, ta jääb sinna pingesse ja ta tuleb lõdvestusest ära, aga samas on minu keha ankur sinu kehale. Nii nagu ma ütlesin, sinu keha tunneb ära minu keha rahu ja siis ta saab selles rahus olla, kuigi ma juhatan sind pingesse, toon sealt tagasi ja siis aeg-ajalt ma küsin, mida sa kehas tunned. Just sellepärast, et ma hoian sind kogu aeg kehas, et sa ei läheks pähe mõtetesse, et sa ei läheks kuhugi rändama, et sa tunnetaks, lubaks sellel tundel, kõigepealt võib ka pinge tekkida esimese asjana ja nüüd, kui sa lähed pingest läbi, sa lähed tundesse, siis tunne hakkab kehas liikuma. Ja kui sa lubad sellel vabaneda, siis reaalselt keha vabastab ise selle. Ja nagu ma ka varem olen öelnud, saab seda kontrollida, kas keha, kui ma lasen uuesti sinna meenutusse minna, kas keha reageerib või ei reageeri. Kui ei reageeri, siis on tehtud. Nii see toimib ja selleks olengi mina, et sind lihtsalt juhendada sellel teekonnal. Kuidas see pidev pinge mõjutab või on seotud näiteks meie suhete ja intiimsusega? Jaa, see on eriti, ütleme, ma ütleks, see on eriti meestel, aga ütleme, samas on ka sükestel edukatel naistel. Et vahest on isegi ju, ütleme,
siis ütleme, naine võib-olla see, kes peres on sihuke tegus ja toob hoopis raha sisse ja on omad ärid ja asjad. Aga noh, ütleme, kuna mina olen mees ja ikkagi räägin rohkem meestest, siis miks see toimib, ongi see, et nagu öeldakse, mees, kui töö juures on pinged, siis ühesõnaga keha ongi pinges ja näiteks sa tuled koju, siis naine tunnetab, naised on väga tundlikud, nad tunnetavad seda ühesõnaga pinget ja tavaliselt on mehed tõmbavad endasse, siis nad on kogu aeg, nad ketravad peas, nad ei ole kohal, nad ei kuule, mis teine räägib, sellest tekivad ka teised arusaamatused, et ühesõnaga öeldakse, et aga sa üldse ei pane tähele, mis ma räägin sulle. Sellepärast ei panegi, sellepärast, et sa oled oma mõtetes, sa ketrad kogu aeg. Ja sõnaga, jah, nii see paraku on, et paljud mehed võtavad oma tööpinged koju kaasa ja nad ketravad kodus edasi oma tööasju. Ja nad ei suuda kodus rahuneda ja sellest tekibki ühesõnaga, sellest tekivad ka seksuaalsed probleemi meestel. Ütleme, meestel on eriti see, et kui läheb halvasti, ütleme, ja kui nad on, ütleme, siis raha nii-öelda sissetooja perele, siis ja kui ta ei saa seda, tal ei tule seda, siis ta tunneb ennast alaväärsena ja ta hakkab ketrama oma, et ma ei saa sellega hakkama, ma ei ole see, ma ei ole teine, kolmas. Ja see pinge kasvab järjest rohkem, naine tunnetab seda pinget ja kui naine ei ole teadlik, ei oska teda hoida, talle seda ruumi, siis tekibki seal omavaheline pinge ja ongi kodusõda lahti. Kuna me tõesti elame, me oleme harjunud elama pingeseisundis kogu aeg, juba koolis, eksamid, kodutööd, sul on kogu aeg, sulle pannakse pinget peale, kas sul on õpitud, kas sul on see tehtud, kas sul on ütleme, trennid, asjad. Samamoodi, igal pool käib kogu aeg, ütleme, mul praegu lihtsalt info jälle jookseb, et lapsed viiakse kuhugi ringidesse, kuhugi trennidesse, seal hakkab samamoodi. Tahetakse parim olla, tahetakse see 3., 4. olla. Ja tavaliselt siis lapsele õpetakse maast madalast, et sa pead saama kellegiks. Ja see on ju teekond. Ja selle teekonnal ongi siis see, et sul on vaja kogu aeg tõusta, midagi teha. Aga ei õpetada last puhkama. Mul praegu tuli ka siuke info, et kunagi, kui ma käisin koolitusel, kus oli samamoodi, siis tegeleti inimese nagu mõtlemise ja ütleme siis mõtete kontrolliga, siis mul seal tuli juba see väga selgelt, et kuidas lapsele, kui laps läheb kooli, siis talle öeldakse, ole tähelepanelik, keskendu, kuula, mis õpetaja räägib. Ja siis minul tekkis küsimus, kas keegi on lapsele õpetanud kohalolu ja keskendumist. Kõik nad ütlevad, ole tähelepanelik, keskendu ja kuula. Aga keegi ei õpeta seda meile. Kõigepealt tuleks õpetada laps keskenduma, kohalolus olema, et ta saaks tähele panna, et ta tuleks samamoodi peast ära oma mõtete virvarist. Samamoodi võib-olla kodus on, ütleme, mingid teemad isal, emal ja lapsed on väga tundlikud, nad tunnetavad, nad kannavad endas neid mustreid. Et selles suhtes on ka hästi oluline, miks vanemad inimesed või selles suhtes lapsevanemad, et miks inimene peab tegelema endaga, eriti kui sul on väiksed lapsed, et sa ei kannaks oma pinget neile üle, sellepärast nad on nagu magnetid. Esiteks nad õpivad su pealt kogu aeg su käitumise mustreid asju, nad võtavad kõik selle endasse. Ja samamoodi nad väljendavad ka seda siis koolis, siis ongi vahest, et miks mingi laps käitub nii, miks mingi laps nii, aga sellepärast ongi, need on kodused käitumised, kodused mustrid, mis ta on vanematelt õppinud või siis ühesõnaga lähedastelt kuskilt ja siis me selles elame. Et see on, ma ütleks, see on ka, ütleme, üks nagu väga-väga suuri nagu mõelge selle peale tõsiselt, et kui sul on lapsed, siis sina oled nende eeskuju nii oma käitumise, oma jutuga kui ka energeetiliselt. Ja eriti emad.
laps on emaga energeetiliselt kõige rohkem seotud, siis tuleb isa. Ja ütleme, nagu öeldakse, et sa võid, näiteks ema võib oma lapse eest nagu oma tundeid varjata, aga sa ei varja. Laps tunnetab energeetiliselt. Kui sul on mure, siis laps tunnetab seda muret, et need on nagu päris, et kui te tahate oma lapsi säästa, siis tegeleda iseendaga. Aga seekord siis selline podcast ja kohtume järgmises podcastis või tuled üks ühele seansile. Seniks sulle kõik head. Tšau!